Tere! Minu nimi on Meego Remmel ning ma lõpetan 60-aastasena 10. aastat 3D koguduse õpetuspastorina. Aga kunagi olin veel 16-aastane koolipoiss, kui minust sai üleöö Nõmme koguduse noortetöö juht. Vaevalt jõudsin 15-aastaseks sünnipäevaks saadud piibliraamatu lugemisega lõpule, rääkimata piibli tundmisest või juhtimisoskusest, kui koguduse noorte keskel puhkenud vaimulik ärkamine pani küsima, et kes siis peaks noori edasi juhtima, kui mitte mina, kes olin kasvanud üles pastori perekonnas. Nii ma selle vastutuse endale sain. Aga siis läksin kohe oma isa juurde ja küsisin, isa, sul pidid kuskil olema veel mingid ajast õpitust alles jäänud usuteaduslike kursuste materjalid. Kas ma võiksin need laenata? Noored küsivad selgitust piibli Vana Testamendi prohvetite raamatute kohta. Aga piibli tekstist ma nende aastatuhandete vanuste raamatute ajaloolist tausta kuidagi ei leia ja ei oska ka lahti seletada. Ma vajasin asjatundlikku teoloogilist kirjandust, mida siis piibli teksti kõrval lugeda ja ka piibli seletuseks kasutada. Isa otsis mulle õiged raamatud riiulist välja ning aitas kogenud piiblitundjana mind ka kaasa mõelda, kuidas ühe või teise prohveti raamatu taustalugu ning sõnumit esile tuua. Nii olin noorte õhtuks ettevalmistas ikka teistest ühe peatüki jagu ees. Pool aastat hiljem võtsin aja palveks. Tahtsin taotleda Jumala sõnas lubatud vaimu andeid. Aga ma ei saanudki pikalt paluda, kui vaim kõnetas mind ja ütles mine ja õpi. Paari kuu pärast eneselegi üllatuseks õppisingi just nendel aegadel stagneeruma hakanud totalitaarateistliku okupatsioonirežiimi poolt alla surutud ühiskonnas poolametlikult avatud vaimulikus seminaris. Õpingud andsid mulle iga kursusega üha enam tarkust. Et mida kujutavad need endast need ajaloolised ja õpetuslikud ja prohvetlikud piiblitekstid? Kuidas neid vanu tekste tänapäeval lahti mõtestada? Kuidas neid ellu rakendada? Ja kuidas jutluse või õpetuse kaudu ka edasi anda? Õpetajate tagasiside, aga ka õpetatavate tagasiside andis mulle enesekindlust noortejuhina edasi teenimiseks. Samas hakkasin tunnetama üha enam kutset vaimuliku teenimistöö suunas üldse. Kui ma keskkooli lõpetasin, jätkasin siis juba ühtaegu õpinguid nii riiklikult tunnustatud ülikoolis Tartus, kui ka okupatsioonivõimude sordiini all tegutsenud selles põrandaaluses seminaris. Paralleelselt tegin algust Uue Testamendi kreeka keele ja ka ingliskeelsete piiblitekstide tundmaõppimisega. Isa kinkis mulle mõned piibli kommentaarid ja need aitasid pühakirja tarkust rohkem mõista, edasi anda, sellesse rohkem süüvida. Kui ma siis pärast ülikooli juba haigla ja koguduse tööle asusin, sain aru, et tegelikult ma vajan veel süstemaatilisemaid teoloogilisi teadmisi ja ka praktilisi oskusi selleks, et kogudust teenida. Kuna Eesti sai vabaks ning piirid avanesid, tegi Jumal mulle ka lahti ukse DCM International Institute magistriprogrammi. Õppisin töö ja pere kõrvalt kokku 8 aastat. Esmalt omandasin magistrikraadi praktilises teoloogias ja mõtlesin, ma pean veel jätkama. Tegin teise magistrikraadi otsa kristlikus eetikas. Ja see võimaldas juba mul endal alustada ise õpetamist Eesti Vabariigis avatud vaimulikes ja ka ilmalikes kõrgkoolides. Hiljem tuli asuda kõrgema usuteadusliku seminari rektori tööle. Ja siis ma alustasin ka juba doktoriõpinguid. Ka need võtsid samuti aega 8 aastat. Siiski ma ei kahetse ühtegi õpingu aastat. Rääkimata õpingute sisust ja kõikidest nendest inimestest, eriti oma õppejõududest ja juhendajatest, kellega võisin nendel aastatel kokku puutuda. Olen õppinud nüüdseks ja õpetanud rohkem kui 20 kodu- ja välismaises kõrgkoolis. Ma olen jõudnud usuelust rääkida tuhandetele inimestele erinevates riikides ja kultuurides. Ja ka see on mind õpetanud. Uurin eetikat ja õpetan usuteadust, aga olen selle praktiseerija ka ja jätkan sellepärast elukestvas õppes Jeesuse missiooni elluviimist. Minna ja tunnistada, et Jeesus on issand. Ning teha tema jüngriteks ja teisi sõnu, see jüngrite olemine tähendab õppuriks olemist. Kõiki rahvaid, ristides, õpetades pidama kõike, mida Jeesus on õpetanud. Ja kui ta ütles, et Jumal ootab meilt üle kõige
kogu südame ja hinge ja jõu ja ka mõistusega välja elatud armastust, siis tähendab tema armastamine, selle armastuse väljendamine inimmaailmas ka Jumalalt saadud mõistuse ja arutlemisvõime arendamist ja rakendamist nii looja kui ka tema loodud maailma ja ka inimeste suhtes. Jeesuse järgjana ei kahtlema siis kellegi õppimisvõimes ja ka õppiva elulaadi vajalikkuses. Siiski peetakse usuteadust vahel ka uduteaduseks. Võidakse arvata, et see ongi üks udune värk, üks kahtlane asi ja ometi ma julgen kinnitada julges usus, et see pole nii. Usuteadus eeldab ühtaegu usku ja teadmust. Kergeusklikele ja umbusklikele ei pruugi see meele järgi olla. Teoloogiline haridus eeldab arukat meelt ja ka mõtestatud usku üle inimvõimete kõrguvasse elunägemusse. Kui me avame piibli, siis me leiame Heebra kirja 11. peatükis: usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Nii algabki teoloogia usust nähtamatusse. Nähtamatusse Jumalasse, kes kõrgub üle meie inimliku piiratuse. Kreeka mõiste teologia, teos tähendab Jumalat ja logos tähendab sõna, õpetust, mõtlemist, arutlust või ka loogikat. See sõna tähendab siis Jumala loogikas mõtlemist. Mõtlemist tema, meie endi ja maailma seoste arutlemise osas. Paljud inimeste jaoks jääb Jumala loogika siiski pigem arusaamatuks. Ja nõnda arvatakse, et see on ka kahtlane, kaheldav värk. Muide, seda tuli ette isegi Jeesuse järgijate hulgas. Nii sõnastas Jeesus oma õpilasele Peetrusele teoloogilise dilemma. Ta ütles: sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Mida siis Peetrus mõtles ja kuidas ta oma arusaama sõnastas? Ta püüdis Jeesust veenda, et too ei laseks ennast risti lüüa ega surma saata. Rääkimata surnust ülestõus, mis oli nagu üle mõistuse asi. Peetrus ütles Jeesusele: Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu. Oma inimlikus piiratuses mõtles Peetrus Jeesuse võimalikust surmast kui ilmvõimatust. Jeesus aga õpetas, et inimeste käes võimatu on Jumala käes võimalik. Jeesuse alandlik eneseohverdus oli, on ja jääb ainukeseks relvaks, mida kurjuse jõud ei saa järgi teha. Nii oli Jumalal võimalik just see läbi kurjust võita. Peetruse kiusatus takistada oma inimlikus piiratuses õpetaja kinnivõtmist ja ristilöömist tabas aga Jeesust kõige haavatavamal hetkel. Viimsel kiusatuse tunnil, kui ta oma elu lõpu ja surmaga silmitsi seisis, Getsemani aias taevas isa poole pöördus ja palus: Abba, isa, sinul on kõik võimalik, vii see karikas minust mööda. Kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad. Ja Jumal vastas oma poja ennast andvale palvele. Võimalikuks sai parim Jumala, mitte inimliku loogika järgi. Teoloogid on 20 sajandit arutlenud selle üle, milleks pidi siis ikkagi Jumala armastatud poeg selle maailma kurjuse võitmiseks Jumala loogika järgi surema ja surnust üles tõusma. See ei vasta kuidagi meie inimlikule loogikale. Teoloogiat õppides ajas seesama teoloogiline küsimus aastakümneid tagasi ühel hetkel ka minu elu ja minu usu ja minu usuteadusliku arengu oma suurimasse kriisi. Mäletan, et ühtäkki ma ei saanud enam Jumalast aru. Rääkimata piibli ja lunastusloo mõistmisest, kus kõige keskme tähendus on ju nimelt Jeesuse elul, kannatusel, surmal ja ülestõusmisel. Aga tänu sellele, et mul oli neid samu kriitilisi küsimusi uurinud ja väga suure ja sügava teoloogilise tarkusega õppejõud, Henry Webb oli tema nimi. Ta lasi meil noortel meestel ja naistel oma küsimusega eidelda. Ja siis tõi meid uuesti kokku ja lasi lõpuni arutleda kõik need kitsaskohad ja probleemid. Ja korraga kõige selle keskel ma hakkasin aduma üle inimliku loogika kõrguvat Jumala loogikat. Ennast andva igavese armastuse loogikat. Ülima alandlikkusega inim- ja vaimumaailma kurjust võitva kõige kõrgema loogikat. Teoloogikat, kui nii võib see öelda. Sellele pole kurjal kunagi midagi vastu seada.
ja nii aitas Jumal mul leida usulise kindluse läbi usuteadusliku õppeprotsessi. Ka läbi selles kogetud kriisi. Ilma selleta ma ei tea, kus ma täna oleksin ja milliste küsimustega ma veel edasi maadleksin. Siiski võidakse usuteaduses kahelda vägagi erinevatel põhjustel. Kõige rohkem on kristliku teoloogiasse kahtlusi külvanud valgustusajastust lähtunud kahtlemine kõiges, ka usulistes veendumustes, muide isegi iseendas ja oma mõtlemisvõimes. Cogito ergo sum, nii ütles René Descartes, prantsusmaise valgustusprojekti ja modernse filosoofia isamees. Tema otsustas kahelda kõiges, nii varasemas filosoofilises traditsioonis, kui ka isegi loodusteaduslikes tõdedes kuni matemaatiliste valemiteni välja, mida ta väga hästi tundis. Ja kõige selle keskel jõudis ta tõdemuseni, et kui ka mitte midagi muud ei eksisteeriks, siis kui ta kahtleb, siis järelikult ta mõtleb. Ja sellest tuletub veendumus, et kui ta mõtleb, siis ta on ka olemas. Cogito ergo sum, mõtlen, järelikult olen. Väga huvitav. Selline olemisõpetus aga andis nii filosoofilises kui ka teaduslikus mõtlemises tõuke mis tahes tõekspidamistes kahtlemise ja ka nende tõenduspõhisuse nõudmiseks. Sellele tugineb tänapäeva teadus. Ja niimoodi hakkas hulk tavateadusvaldkondi omaette eluõigust tõestama ja nõudma, et ka nemad võiksid olla omaette distsipliinid. Korraga ei olnud usuteadusel enam kõrgemat autoriteeti, vaid ta seisis täiesti võrdväärsel alusel kõigi teistega. Kuna aga Jumalat ei olnud võimalik lõpuni tõestada, hakati ka Jumalas kahtlema. Ja kuna ajalukku ei olnud võimalik tagasi minna, et kontrollida, kas Piibli lood tõepoolest on niimoodi sündinud, siis hakati kahtlema ka pühakirja tekstides. Ja sellest lähtuvalt teoloogilistes veendumustes ja lõpuks ka teoloogias eneses. Samas kaheldi ka inimliku mõtlemisvõim usaldusväärsuses. Loominimesed vastandasid üldisele ratsionalismile romantismi. Nad asetsid kõige keskmesse hoopis emotsiooni, mis valdab meid ja mis aitab meil tegelikult selles maailmas toime tulla. Eksistentsialism leidis, et viimselt on kõik tegelikult absurd, kuna maailmas ei paista ratsionaalset korda olevat ja õiglust ei näe me ka kuskil. Määravaks saab siis ainult see, mida igaüks subjektiivselt tunnetab ja õigeks peab või siis näiteks ka üle teiste jõuga kehtestab, nagu Friedrich Nietzsche, tema superinimese kontseptsioon. 20. sajandi revolutsiooniliste sündmuste ja maailmasõdade kohutavuste keskel kasvas välja ja levis üle maailma enneolematu ateismi plahvatus ja ka sellega kaasnenud piiblikriitika. Nõukogude Liit oli esimene impeerium, kus kuulutati ametlikult, et religioon on oopium rahvale. Ja sellest tuleb sellises progressiivses ühiskonnas lihtsalt vabaneda, see tuleb käibelt kõrvaldada. Kuna Eesti ka okupeeriti ja pidi üle poole sajandi elama Nõukogude Liidu totalitaarateistliku okupatsioonirežiimi kommunistliku ideoloogia meelevallas, siis igasugune teoloogia õppimine ja selle õpetamine oli tegelikult ametlikult taunitud. Ja kõige selle juures on huvitav, et ka meie avalik arvamus, eestlaste endi arvamus, võttis omaks sellise kriitilise suhtumise nii usuteadusesse kui ka usuellu ja usklikesse. Mäletate viimsest reliikviast seda? Põgene vaba laps. See oli tegelikult nagu püüd sellest kõigest vabaneda. Minu põlvkonnas on taoline suhtumine levinud veel tänagi. Ehkki me oleme juba 35 aastat vaba rahvas, vabas ühiskonnas, vabal maal. Siiski, kui Eesti Vabariik taastati, tagas see meile demokraatliku arusaamise usuvabadusest. Ja ka õiguse kuulutada, õppida ja õpetada ka kristlikest veendumustest lähtuvat usku ja usuteadust. Ja noorem põlvkond, nagu me seda näeme 3D koguduses, ei kanna niisuguseid eelarvamusi enam usu ja usuteadus suhtes. Minu vanused, kes käisid koolis ja ülikoolis Nõukogude võimu ajastul, on teissugused. 3D kogudus on hulk noori, kes on tulnud usule vaatamata vanemate umbusule. Mitmed noored õpivad täna kõrgemas usuteaduslikus seminaris ja koguduse juhid on saanud rahvusvaheliselt tunnustatud teoloogilise magistrihariduse ka selles samas TCM International Institute'is. On siis usuteadus ikkagi veel kuidagi kahtlane? Olen uskliku hulgas ka kohanud arvamusi ja arvamusavaldusi, et usuteadus võib siira usu ära rikkuda. Teha Jumala armastamise kuidagi keerulisemaks, mitte kergemaks. Sest kus on palju tarkust, seal on palju meelehärmi. Kes lisab teadmise, see lisab valu.
tsiteerib mõni pessimistlikult kogu ja raamatut. samas on ka seesama kogu ja raamat ise osaks vanatestamentlikust tarkuse kirjandusest. ja kui me tuleme Uue Testamendi juurde, siis see näitab meile, kui suur oli Jeesuse enese pühakirja tarkus. Igatsus juba noorelt õppida ja hiljem ka veenvalt õpetada, et suured rahvahulgad, kes teda kuulasid, imetlesid tema tarkust, tema kostuseid ka kõige kriitilisemate teoloogiliste küsimuste suhtes. kui me loeme edasi, me leiame apostel Pauluse. Ta oli kõrgelt haritud õpetlane. Ta oli õppinud tundma nii juutlikku pühakirja tarkust kui ka Kreeka-Rooma filosoofilisi ja religioosseid autoriteettekste. Mõnelgi pool ta tsiteerib neid. Oma kirjas roomlastele demonstreerib apostel erakordset teoloogilist argumenteerimisoskust. Kirjas kolosslastele sõnastab ta oma missiooni kuulutada ja veenda Jeesust issandana ja siis ütleb, õpetades iga inimest kogu tarkuses, et seada iga inimest Jumala ette täiuslikuna Kristuses. Nii õpetab Piibel ise meid Jeesuse ja apostlite eeskujul teoloogilises mõtlemises arenema ning kogu tarkuses oma missionaalset elu olevaks elama, evangeeliumi jagama ja veenma inimesi tulema Jeesus juurde. Viimaks on siis küsimus selles, millist elulugu me elame ja millist narratiivi me oma elus olevaks tahame elada. Jeesuse elulugu oli õppiva eluviisi lugu. Olles küll poeg, ütleb Piibel, õppis ta, kuni oli saanud täiuslikuks. Kreekakeelse sõnaga see teleioteis, mida siin kasutab täiuslikkuse kohta, tähendab sihile jõudmist, küpseks saamist, selleks saamist, kelleks ta oli mõeldud olema, et olla igavese pääste toojaks kõigile, ütleb Piibel. Samamoodi ütles Jeesus meile, kes me teda järgime, õppige minust, et ma olen südamest alandlik. See tähendab, et Jeesuselt õppiv eluviis võtab temalt õppust elukestvas jüngelikus protsessis, mis teostub vaid õpivalmis inimeste juures, kes oma südames on piisavalt alandlikud tunnistamaks, et meil on mida õppida. Meie inimlik tarkus, isegi kui suur ta võiks olla, ka piiblitarkus, vaimulik tarkus, ei ole absoluutne. See on alati poolel teel, jätkuvas tunnetuses loojast ja loodust, keda mida tema armastab ja oma parimale sihile juhib. Nii on Jumala kartus tarkuse algus, nagu Piibel ütleb. Ja sellises aukartlikus suhtes Jumalaga peame kõik alandlikult tunnistama, et meie ei tea kõike, me ei tunne kõiki, vaid Jumal teab ja tema tunneb. Üks minu teoloogilistest õpetajatest, tema nimi oli James William McClendon, on olnud autoriks raamatule pealkirjaga Elulugu kui usuteadus, Biography as Theology. Ta toob näiteid suurematest ja väiksematest usumeestest ja naistest ja lõpuks leiab ja ütleb ta välja, et viimselt me elame seda, mida me usume ja usume seda, mida me välja elame. Kui meie elulugu lõimub pühakirjalise narratiiviga, on oluline seda narratiivi tunda, seda mõtestada, seda läbi elu olevaks elada ja ka teistele veenvalt kehastada ning esitada. Vaevalt saab kristlikku narratiivi olevaks elada usuasjades võhikuna. Parem on õppida nii palju kui võimalik. Koguduse keskel, nagu sa täna oled, isiklikult raamatuid lugedes, piibliuurete podcaste kuulates, süstemaatilisemas piibliõppes ja piiblikoolis osaledes, aga miks mitte ka usuteaduslikus seminaris edasi õppides. Just nõnda on toiminud näiteks meie 3D avatud kogukonna juht Mari-Liis. Olgugi ta oli juba omandanud kunstialase hariduse, töötanud lastega ja hoolitsenud emana oma pere eest, asus ta siiski õppima kõrgema usuteadusliku seminari magistriõppesse. Ja sarnaseid näiteid võib 3D kogudusest tuua veel ja veel. Ütleme, et me oleme üle Eestimaa ja selle piiride õppiv kogukond, kelle missiooniks on jagada elumõõtvat sõnumit Jeesusest, ristida temasse uskujaid ja õppida üheskoos talle järgnema. Nii ei pea me ka usuteadust kartma. Me võime seda pigem kasutada. Parimal võimalikul viisil Jeesust ja teda tundma õppivas eluviisis. Minu isiklik mentor ja DCM International Institute'i rajaja, president ja professor Tony Twist. Tal on koguni 2 doktorikraadi.
aga ta õpetab selles meie rahvusvahelises õpikogukonnas palvet. Ja ta ütleb, et teoloogia ilma palveta ei toimi. Ta õpetab seda nii praktikas kui teoorias ja ütleb, et palve on tegelikult ka unistamine koostöös Jumalaga. Jumalaga, kes aitab meil jätkuvalt visandada Jeesus antud üleilmset nägemust ja ka tegevust selle nimel, et jüngelike elu ja õppimine Jeesuselt võiks jõuda kõigi rahvasteni maailmas. Oma raamatus Grand Meta-Narrative God's Story as Invitation to Theology ehk siis Jumala lugu kui kutse usuteaduse juurde. Ta kirjutab lõpuks nii. Päris elu teoloogia juurdub arusaamises, et meiegi oleme osa Jumala suurest metanarratiivist. See kujundab meie elu ja missiooni. Kuidas võiksid sina seda õppida veel paremini ellu viima?